2013. aastal täitub 10 aastat UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist. Konventsiooni kohaselt loetakse vaimseteks kultuuriväärtusteks põliselanikkonna erinevaid tavasid, rituaale, suulisi traditsioonide väljendusvorme, esituskunste, käsitööoskusi, loodusega seotud tavasi, mis on kestnud vähemalt 2 inimpõlve. 2013. aasta on meie kultuuripärandi seisukohalt märkimisväärne. Möödub 10 aastat Eesti laulupidude traditsiooni ja Kihnu kultuuriruumi kandmisest UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. 20. sünnipäeva tähistab Muinsuskaitseamet, 20 aastat saab täis Rahvusraamatukogu hoonel. Kultuuripärandi aasta juhtmotiiv on pärijata pole pärandit. Järvamaa kultuuripärandi aasta ettevõtmiste eesmärgiks on Järvamaa kultuuripärandi olemuse ja sisu viimine järvakateni, nii et seosed, mida pärandiga luuakse, oleksid positiivsed, isiklikud ning praktilised ja et pärijad ise tahaksid pärandit pärida. 2013. aastal saavad Järvamaal toimuma meeldejäävad sündmused. Tule ja löö kaasa kultuuripärandi aasta tähistamisel maakonna erinevais paigus. Väätsa valla suurimaks kultuuripärandi objektiks on kahtlemata Väätsa mõis. Väätsa mõisa peahoone ja selle juurde kuuluv park on 2011. aastal lõppenud renoveerimistööde järgselt üks Kesk-Eesti mõisa arhitektuuri aardeid. Mõis pakub silmarõõmu avarate ruumide ning taastatud seina- ja laemaalingutega. Soklikorrusel saab tegeleda käsitöö ja kunstiga. Kaunis park on jalutuskäikudeks või piknikuks avatud igal ajal. Jaanuaris toimub vestlusõhtu Valdo Praustiga, kelle nimi on igale ajaloohuvilisele tuttav eeskätt seoses tema loodud mõisaportaaliga. Juttu tuleb Väätsa teedevõrgu arengust läbi aastatuhande ning ka Väätsa mõisa ajaloost. Kareda valla tähtsündmus Järvamaa kultuuripärandi aastal on 17. veebruaril toimuv Pitka matk. Juba 7. korda matkatakse Kaitseliidu Järva maleva eestvedamisel admiral Pitka sünnitalust Jalksemaalt läbi Järva Jaani Peetrisse. Matka eesmärk on meenutada Järvamaa kuulsamat meest, admiral Johann Pitkat, tugevdada kodanike ühtekuuluvustunnet ning propageerida liikumist ja sportimist Järvamaal. Johann Pitka oli Eesti Vabariigi merejõudude juhataja. Eesti Vabadussõjas Eesti sõjaväe organiseerimisel üks kesksemaid tegelasi. Erinevatel aastatel on matkalised trotsinud nii külma kui tuisku, samuti on nauditud mõnusat talvepäikest. Matkalised saavad oma autod jätta Peetrisse, sealt on organiseeritud ühine sõit Jalksemale. Enne rännakule asumist meenutatakse Pitka sünnikodus Jalksemaal seda kuulsusrikast meest. Järva Jaani ja Kareda valla piiril ootab matkalisi tee- ja pirukapeatus. Rännaku käigus asetatakse mälestuspärjad Järva Jaanis ja Järva Peetri kirikaias olevatele Vabadussõja mälestussammastele. Lõpp-punktis Kareda vallamajas Peetris kostitatakse 20-kilomeetrise matka läbinuid supiga ning loositakse auhindu. Matk toimub sarja liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa 2013 teise etapina. Ootame sündmusele 500 osalejat. Palume kõikidel osavõtjatel selga panna ilmastikule sobivad ja võimalusel erksate värvidega rõivad. Omal kohal on kindlasti ka soe tee, suupisted ning hea tuju. Matka korraldab Kaitseliidu Järva malev koos oma eriorganisatsioonidega ning Järva Jaani ja Kareda vallavalitsus. Kultuuripärandi aasta ideed Pärijata pole pärandit kannavad mitmed Imaveres toimuvad sündmused. Juba veebruaris alustab Imavere lasteaed Mõmmi rahvuskultuurinädala ja rahvusnurga avamisega. Aprillis toimub lasteaias folkloorinädal. Vana sõna võrdub vana sõna. Noortekeskus on võtnud oma aasta tegevusplaani kalendritähtpäevade tutvustamise. Päevakeskus, Noortekeskus ja Rahvamaja koguvad materjali trükiseks Üks tähtpäev minu elus. Kavas on ühine piknik väljasõit noortelt vanadele, vanadelt noortele.
Kultuuripärandi aasta tähistamiseks märtsis toimub Imaveres kultuuripärandi nädal. 11.–15. märtsini on võimalik vaadata raamatukogus näitust Imavere inimene ajakirjanduses. Päevakeskuses käsitöönäitus. Käsukonna raamatukogus Raamatusõprade klubi ajalootund 13. märtsil kell 12. 14. märtsil Imavere lasteaias Mõmmi rahvaluule lapse meelel ja keelel. 14. märtsil Imavere põhikoolis toimub emakeelepäev. 15. märtsil Imavere rahvamajas tantsuaeg ja rahvamaja 15. sünnipäev. Paide vald ja Paide linn vaatavad pärandiaastal tagasi möödunud sajandi 20. ja 30. aastatesse. 2. aprillil Paides Paide linna ja valla pärandilood. Ilma pärijata pole pärandit. Pärija säilitab pärandi ka järgmistele pärijatele. Paide vallas Pikakülas asus kaunis palkidest ehitatud härrastemaja. Esialgne plaan tuua maja Mustla külla, et sellest koolimaja ehitada jäi rahapuudusel katki. Läinud sajandi 20. toodi maja palgid aga Paide linna ja nii sai Pikaküla härrastemajast Paide rahvamaja. Linna ja maakonna kultuurikants 60 aasta jooksul. Kohtume 2. aprillil kell 13 Paide vana rahvamaja juures ja kuulame legende Paide linna ja Paide valla ühistest tegemistest. Edasi liigume Järvamaa muuseumisse. Pärandi aasta puhul on muuseumi rikkalikust varamust välja toodud Paide valla ja Paide linnaga seotud esemed. Näitus on avatud vaid aprillikuus. Külastage Järvamaa muuseumi. 27. aprillil teeme tagasivaate Mustla koolimaja loole. 19. sajandil ehitatud vana Mustla koolimaja vajas 20. hädasti uut hoonet. Pikasilla härrastemaja ümbervedamist Mustlasse pidas vald liiga kalliks. Uue koolihoone Mustla 80 aasta eest siiski sai. Nii Mustla kooli kui varem valminud Paide rahvamaja ehitustööd teostas Paide ettevõtja Jaan Jakobson. Aastal 1937 külastas Mustla kooli president Konstantin Päts, kelle auks istutati koolimaja juurde tamm. Sõjaleekides koolimaja hävis. Pätsi istutatud tamm on aga säilinud tänaseni. 27. aprillil kell 12 avame Paide vallas endise Mustla kooli asukohas Konstantin Pätsi tamme juures mälestusviida. Paide linn ja Paide vald vaatavad tagasi 16. ja 17. sajandisse, mil Eestimaa oli Rootsi ja Poola kuningriikide võimu all. Ajakeskuse Wittgenstein eestvedamisel toimub 19. 21. aprillini festival Aegade tuuled, kuningate aeg. Festivali avalöögiks on aga pilguheit aastasse 1343. 19. aprillil algab 4 kuninga tee rattaretk Padiselt Paidesse. Rattaretk läbib 2 päevaga tee, mida mööda tulid 1343. aastal eestlaste 4 kuningat Paide ordulinnusesse läbirääkimistele. Retkelised külastavad ajaloolisele teele jäävaid kirikuid, linnuseid, mõisaid ja mitmeid teisi kultuuri- ja ajaloomälestisi. Festival Aegade tuuled kulmineerub 20. aprillil. Päeval toimub Keskväljakul suur jürilaat. Sündmus tähistab jüripäeva mitme kandi pealt. See on maamehe püha ja kevade alguse tähis. Samas on Paidel ajalooline seos jüriöö sündmustega. Jürilaada käigus toimub Paide Keskväljakul ja linnasüdames hulgaliselt kultuurilisi ja sportlikke ettevõtmisi. Kohal on Paide linna tegusad kuningad. Paide Vallimäel ja ajakeskuses toimuv keskendub 16. ja 17. sajandile. Ajarännakute, töötubade, mängumaade ja kontserdite teemaks on kuningate aeg Eestimaal. Õhtul toimub Vallimäel vabaõhuetendus Jüri Vägi kuningate ajal. Aga päris jüripäeval 23. aprillil õhtul kell 19 on kõik see rahvas oodatud Sargvere mõisaparki jüriöö jooksule. Meenutame tõrvikuvalgel esiisade kombeid. Paide pärandiaastale annab aga avalöögi Paide valla sünnipäev. Ootame kõiki järvamaalasi kontserdile Paide valla pidupäevale Sargvere koolimajas 31. märtsil kell 13. Esineb ansambel Greip. Koigi vald tähistab kultuuripärandi aastat 23. mail algusega kell 15 Päinurme külas. Sündmus on kantud mõttest.
kodus loodud pärimus, kas vaikiv varakamber või elav kultuuripärand. Ürituse ettevõtmised toimuvad Ründo Mültsi eramuuseumis, Päinurme rahvamajas ning Päinurme Põlistamme asukohas. Teemapäeva üheks eesmärgiks on elanikkonna aktiivsem kaasamine märkamaks ning väärtustamaks esivanemate poolt kantud pärimust. Ilma pärijata ei ole pärandit, seda nii objektides, esemetes kui ka mälestustes. Vastavasisulist kasutust leiavad nii eramuuseumikogud, käsitöömeistrite oskused, lektorite sõnakunst kui ka folkloorirühmade vaimse mõttelaadi edasiandmine. Üritusel on tähtis roll ka noorte kaasamisel. Selle saavutamise nimel tehakse koostöös kohalike haridusasutustega ning kuulutatakse eelnevalt välja fotokonkurss Koduvalla kultuuripärand 2013. Kultuuriürituse keskseks sümboliks võib pidada Päinurme pargis paiknenud 600-aastase Põlistamme asukoha ennistamist. Asetleidva sündmuse raames saab 2012. aasta suvel lõplikult kustunud kultuurikandja enesele vastava märgistuse infotahvli ning uue loodusliku järglase Tamme istiku näol. Seeläbi kinnitatakse põlvkondade vaheline järjepidevus läbi elava kultuuripärandi. Koigi vallas toimuv pärimuspäev on põimitud elavatest aruteludest, loengutest, töötubadest ja kultuuriprogrammidest, süüvimaks pärandkultuuri ja kultuuripärandi sisusse meie kodukohas ja meis endis. aastal valmis Türi raadiosaate Jaam. Eetris selleks kutsung. Halloo, siin Tallinn, Tartu ja Türi. Täna võiks kutsung kõlada nõnda. Halloo, siin Türi. Kutsume Järvamaa ja Eesti elanikke Türile osa saama kultuuripärandi aasta ettevõtmistest. Talletame Türi valla kultuuripärandi, tuletame meelde kõik selle, mis meile pärandiks jäetud, ühendamaks tänapäeva minevikuga. Otsime kauneid leide esiemade käsitöökirstust ning kogume ja paneme kirja kohapärimusi, oma esivanemate vaimset pärandit, mälestusi ja legende. Tutvustame Türi pärandkultuuri teemaõhtutel Türi muuseumis. Tähtsustame pärimusmuusikat, kuna selles on midagi ainult eestlastele omast. Kui laps kasvab üles oma rahva laulude ja lugudega, on ta tervem ja tugevam. 19. aprillil toimub Türi kultuurimajas 9. üle-eestiline laste ja noorte pärimusmuusikafestival Regi laul uues kuues ning 1. juunil Järvamaa laulu- ja tantsupidu. 16. juunil Murumoori mängupargi sünnipäeval mängime vana aja mänge ja laulame tantsime esivanemate kommete kohaselt. 9. juunil teeme bussiretke marsruudil Lokuta, Türi, Mäeküla, Kärevere, Särevere ning kuulame mõisalugusid. 22. juunil kolame Kolumõisas ja tutvume ohverdamiskohaga Hiiemäel. 22. ja 23. juunil saab tantsida Türi valla jaanituledel ja 23. juunil vaadata Kaitseliidu tegevusi Türil toimuval Järva maakaitsepäeval. 26. juunil on võimalus kaasa lüüa talgupäeval ning tutvuda Rõugu dentraariumiga. Jaanikuu ettevõtmised lõppevad 29. juunil Türi valla küladepäevaga Rassi külas Tagametsas. Kõikide põnevate tegemiste kohta võimalik infot jälgida Türi valla kodulehel www.türi.ee. Koeru lugu. Pärijata pole pärandit. 11–12 mai Koeru kultuurimajas näitus Igal asjal oma lugu. 15. juunil Puhmu külas Koeru vallas Kohal on lugu, eestluse mõtet kandes. Avatud seminar Puhmu küla ja tuntud isikud. 760 aastat Puhmu küla esmamainimisest. 115 aastat Eesti Vabariigi riigitegelase Karl Selteri sünnist. 105 aastat pedagoog, astronoom ja luuletaja Roopi Hallimäe sünnist. Kuuendal juulil Kohal on lugu, retk Koeru kihelkonna haridus- ja kultuuriradadel. Koeru kirik. Merjakülas kadunud talude ja langenud kangelaste mälestuseks rajatud kivikangru. Vao mõis.
14. ja 21. juulil kell 11 kohal on lugu Jalutuskäigud Koerus, Koeru Paide tee, Koeru kõrts, Aruküla mõis. Kultuuripärandi aasta augustikuu sündmusi Järvamaal korraldab Järva-Jaani vald. Kuu suursündmuseks on ise ehitatud, Eestis ehitatud ja Eestis ümber ehitatud liikurite killavoor, mis toimub 3.–4. augustini Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas. Killavoori korraldamisega üritame pürgida Guinessi rekordite raamatusse kui kõige suurem ise ehitatud masinate kokkutulek. Kutsume teid kõiki nimetatud üritusele kaasa aitama. Seda saad teha nii. Korrastate juba olemasolevat ise ehitatud liikurit, aiatraktor, auto või muruniiduk. Või ehitate hoopis uue, tõukeratta, mootorsaani, mudellennuki või muu sarnase. Kui omal sellist sõidukit ei ole, siis selle saab ürituseks rentida vanatehnika varjupaiga kollektsioonist. Sama ürituse raames plaanime üles seada veel ka enda valmistatud tööriistade, majapidamistarvete ja abivahendite näituse. Miks mitte otsida näituse jaoks kodusest varakambrist välja näiteks mõni põnevalt parandatud tööriist, riideese või jalanõu. Lisaks killavoorile toimuvad Järva-Jaanis augustis ka mitmed väiksemad üritused. 18. augustil stardib Järva-Jaanist rattamatk vanal kitsarööpmelisel raudteetammil. Alati on rahvale avatud Järva-Jaani 6 muuseumi, kinomuuseum, tuletõrjemuuseum, Jüri Mardi talumuuseum, vanatehnika varjupaik, Järva-Jaani koduloomuuseum ja Hobutalu muuseum. Samuti ootab külastajaid Järva-Jaani kirik. Järva-Jaani on rikas siitkandist pärit tuntud inimestele püstitatud mälestuskivide poolest. Järva-Jaani vallas on saladusi peitev loodus. Siin leidub mitmeid looduskaitsealuseid taimi, pärandkultuuri objekte. Nende leidmiseks aga peab veidi vaeva nägema. Sündmuste kohta Järva-Jaanis ja siinsete vaatamisväärsuste kohta saate infot valla kodulehelt www.jjaani.ee. Roosna alliku on alguste paik. Allikaline koht, kus kirjutatud ja edasi antud hulganisti pärandit ja kultuuri. Septembrikuus on kultuuripärandi aasta fookus just Roosna allikul, kus toimuvad mitmed toredad ettevõtmised. Jalgrattamatk kultuskivide radadel. Matkal tutvutakse kultuskivide asupaikadega ja kuulatakse Roosna alliku rahvamaja näiteringilt lugusid nende saamisloost. Memmetaadi lood. Kogutakse jutte, legende ja pärimusi Roosna alliku vallast ning esitletakse neid ühisel rahvapeol. Pärandesemete näitus. Näitus vanadest majapidamis, käsitöö ja põllutööriistadest. Sügisnäitus. Traditsiooniline sügisandide näitus ja nendest meisterdamine. Oktoobris vastutab kultuuripärandi eest Albu vald. Väike, kuid vastupidav. Meil on kadedaks tegevalt palju põnevaid maastikke, hooneid ja traditsioone. Miks? Sest siin on inimesed, kes oskavad neist hoolida. Meie mälu ulatub kaugele sajandite taha. Meie tarkus on tulnud läbi teistmoodi eluruumi. Meie traditsioonides on mustreid nii talutarest kui häärberist. Meie visadus on võrsunud vintskest maast. Meie tugevus tõuseb 3 põlvkonna tööst. Siin saavad meie teed kokku. Albu rahvamaja, avatud 24 tundi 26. oktoobril 2013. Kultuuripärandi aasta sündmusi novembris koordineerib Ambla vald.
Ambla vallas on üles kirjutatud üle 200 pärandkultuuri objekti. Ambla kui Järvamaa vanimas kihelkonnakeskuses on alati hinnatud nii kirja pandud kui ka kivisse raiutud ajalugu, samuti kohalikku pärimust, muistendeid ja legende. Seepärast on kuu olulisimaks sündmuseks ülejärvamaaline kohalike muistendite ja legendide pajatamise võistlus Kratti lugu, mis toimub 15. novembril Aravete kultuurimajas. Lisaks novembris veel dokumentaalfilmi õhtu Aravete küla muuseumis ja rahvamatk Tammiku pärandkultuuri kaitsealal. Läbi kuu on võimalik külastada Järvamaa kõrgeimat punkti Reinvere külas, Ambla kirikuaeda ja kirikut, meie mõisaid ja külasid. Olete oodatud Ambla valda ka siis, kui suvi on läbi. Novembris.